Eestis annab riik igale inimesele unikaalse ajas muutumatu 11-kohalise isikukoodi. Isikukood võimaldab inimese tuvastada nii füüsilises kui elektroonilises maailmas. Peamine elektroonilise identiteedi ehk EID vahend on Eestis ID-kaart, mis on ühtlasi kohustuslik isikut tõendav dokument. Lisaks ID-kaardile antakse välja ka teisi EID vahendeid nagu mobiil-ID ja digi-ID. Eesti EID tehniline lahendus eeldab isiku ainukontrolli EID vahendite üle. Kasutatakse avaliku võtme infrastruktuuri, kus privaatvõti luuakse ja säilitatakse füüsilise kaardi kiibil ning allkirjastamiseks ja autentimiseks vajalikud võtmed on kaitstud vastavate PIN-koodidega. Eesti EID-d saab kasutada elektrooniliseks isikutuvastuseks, digitaalseks allkirjastamiseks ja konfidentsiaalsete andmete turvaliseks edastamiseks. EID kasutamine võimaldab turvalist ligipääsu nii riigi kui erasektori e-teenustele, hoides kokku aega ja raha. Eestis on ID-kaart kohustuslik dokument kõigile kodanikele ja alalistele elanikele alates 15. eluaastast, kuid seda võib taotleda igaüks vanusest sõltumata. ID-kaardi väljaandmisel peab Politsei- ja Piirivalveamet isiku vähemalt ühel korral ka füüsiliselt tuvastama. ID-kaardil on EID kiip, mistõttu on ID-kaart Eestis esmane elektroonilise identiteedi ehk EID vahend. ID-kaart antakse välja koos PIN-koodidega, mis võimaldavad kasutada EID erinevaid funktsioone. PIN-koode saab kasutaja igal ajal EID tarkvaraga muuta. ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks peab kasutaja teadma oma PIN-koode ning tal peab olema ID-kaardi lugeja ja ligipääs Digidoki tarkvaraga arvutile. Digidoki tarkvara tagab ja arendab riik. Selle saab alla laadida veebilehelt id.ee. Seda on lihtne kasutada ja see on tasuta. Digidoki tarkvara toetab kõiki levinud platvorme nagu Windows, Mac OS, iOS, Android ja Linux. Eestis on riiklik EID usaldusväärne isikutuvastuse meetod. See on sisuliselt võrdsustatud näost näkku isikutuvastusega. Sellist isikutuvastust kasutatakse ligipääsul kõigile riigi e-teenustele ja paljudele erasektori e-teenustele, mida pakuvad näiteks pangad, telekommunikatsiooniettevõtted, energiafirmad ja paljud teised. Eesti riikliku toega EID kasutamine on turvaline. See on töökindel nii kasutajate kui e-teenuste pakkujate jaoks. Eesti EID-süsteem võimaldab luua kvalifitseeritud e-allkirju ehk digiallkirju, mis on EIDASE määrusest lähtuvalt juriidiliselt võrdsed käsitsi antud allkirjaga. Seetõttu sobib selline e-allkiri kasutamiseks kogu Euroopa Liidu avalikus sektoris. Eestis on enamik digiallkirjadest konteineripõhised. See tähendab, et allkirjastatud fail või andmed säilitatakse nende algformaadis ASIC e-konteineris ja konteinerisse lisatakse eraldi allkirjafail. Nii on lihtne allkirjastada korraga mitmeid erinevaid faile sõltumata formaatidest ja faili suurustest. Kõik konteineris sisalduvad failid allkirjastatakse koos ühe allkirjaga. Eesti EID-ga krüpteerimine, dekrüpteerimine võimaldab saata konfidentsiaalseid andmeid turvaliselt. Sellist krüpteerimist on soovitav kasutada ainult lühiajalistel eesmärkidel, sest EID-sertifikaadid aeguvad, nagu ka dekrüpteerimise võtmed, mida säilitatakse ID-kaardi kiibil. Krüpteeritud faile saab saata adressaatidele traditsiooniliste kanalite kaudu, nagu e-post ja faili jagamise platvormid, vältides konfidentsiaalsuse ja tervikluse rikkumise riski. Tundlike andmete krüpteerimine ja dekrüpteerimine on tänu riiklikule EID tarkvarale lihtne. Krüpteerimiseks on vaja sisestada dekrüpteerija isikukood, sest ainult nii saab faili saaja PIN ühte kasutades andmed dekrüpteerida. Eesti ID-kaart kätkeb endas palju võimalusi. Lisaks põhifunktsioonidele, autentimisele, digiallkirjastamisele ja krüpteerimisele, dekrüpteerimisele
on see hea alternatiiv kliendi- ja uksekaartidele. Kuna isikut tõendavat dokumenti kantakse sageli pidevalt kaasas, on seda lihtne kasutada ka muul otstarbel paljude erinevate kaartide asemel. Seega saab ID-kaarti kasutada toidu- ja raamatupoodides, apteekides, raamatukogudes, kinodes ja nii edasi. Võimalusi on palju. Eesti e-ID on laialdaselt kasutuses. Seda aktsepteerivad ja usaldavad nii avalik kui erasektor. See on muutnud turvalised e-teenused igapäevaelu tavapäraseks osaks, säästes nii kodanike, ettevõtete kui avaliku sektori aega ja raha.